Head vaatajad, kuulajad, tere tulemast meie järjekordsesse podcasti Kaarman kõnetab. Väljas on küll suvi, aga meie podcast ei puhka. Ja meil on täna väga põnev külaline, räägime aktuaalsetel teemadel, mis puudutab meediat. Viimastel nädalatel ka kõneainet tekitanud küsimus, et milline ministeerium peaks siis määrama, kes on ajakirjanik ja kes ei ole. Võib-olla laiast maailmast ka sotsiaalmeedia keelust, aga tere tulemast inimene, kellest võib-olla meediast väga palju ei loe, aga kes ise meediast teab kas nüüd kõike, aga oluliselt rohkem kui paljud eestlased kokku. Duo Meedia juhatuse liige Risto Rosimannus. Tervist! No kuidas Eesti meedial läheb? Üldiselt Eesti meedial on väga keerulised ajad täna. Et kuna reklaamiturg on ära kukkunud ja seda umbes, ütleme, 20 kuud juba jutti, et iga kuu saad jälle uued andmed ja vaatad jälle 10% vähem kui aasta tagasi ja nii edasi. Ja seda nagu läbivalt kõikides meediates Eestis. Et kui me toome ka meedia hulka võtame näiteks ka välimeedia, eks ole, siis nemad on ainukesed, kellele läheb hästi. Nemad kasvavad, kõik ülejäänud on väga keerulises seisus. Aga ma arvan, et tänase podcasti raames me selleni jõuame, et kuidas erameedia konkureerib ka riigimeediaga, aga suure mälumängu sõbrana on mul võimalus sult küsida tegelikult üks väike mälumängu küsimus. Peeter Tulvist, et sa tead, oled kuulnud? Olen ikka. Vot, et omal ajal Peeter Tulvist nimetas 2 väärtust, millele tuleks Eestis püstitada omaette ausambad. Need olid mõlemad aknad vabasse maailmasse. Üks neist oli Loomingu raamatukogu ja mis oli teine? Soome televisioon. No, just. Väga lihtne. Aga nii oli. Sa ise oled ju Raplas üles kasvanud. Jaa, Raplas ja kuna mu isa oli raadioamatöör, siis, või on siiamaani, et siis meil olid kõrged mastid kodus ja me saime Soomet vaadata nagu kogu aeg põhimõtteliselt. No mul sama lugu, mina kasvasin üles Loksal kalda peal ja võib-olla halva ilmaga teinekord ei näidanud, aga vaba maailm oli, kui nüüd mitte käega katsuda, aga siis vähemalt silmaga nagu vaadata. Ja teiselt poolt muidugi Ameerika hääl, Vaba Euroopa, kõik need maailmad ka. Just. Aga kui me natuke tõsisemaks minna, et milline roll täna üldse on sellisel tavalisel televisioonil? Eks need on mitu, eks. Üks on kindlasti meele lahutamine, sest ajad on keerulised ja inimesed ikkagi peavad vahepeal välja saama sellest igapäevasest uudisvoost ja ütleme sellest suurest negatiivsusest ja probleemidest kogu aeg, eks. Aga teiselt poolt ikkagi see informeerimine on ju sama tähtis, eks ole, et olla kursis, et nii tele kui raadio, mis on üldiselt ju ikkagi lineaarmeedia, eks ole, kohe nüüd ja praegu toimub. Et see on nagu tähtis. Et sul alati ei piisa sellest, et sa näed pealkirja online'is, eks ole. No ma olen vaadanud ka, et sa oled väga palju ka, kas nüüd palju, aga nii palju, kui oled kirjutanud sellest, voogedastusest, taabraadiost, kõik muud asjad, et kui palju see nagu sööb sellist tavalist meediaturgu ära juba, televisiooni, kõike muud? Meie voogedastust näeme pigem nagu koostööpartnerina, et meie televisiooni ja osaliselt ka raadio, eks ole, kõige suurem konkurent täna tegelikult hoopis YouTube. Et kui me räägime voogedastusplatvormidest, siis me toodame asju koos, sest lihtsalt on odavam. Ja kasutame lihtsalt erinevatel aegadel seda sama sisu, eks ole, sest tarbijad on väga erinevad, voogedastusel on hoopis teine tarbija kui see inimene, kes vaatab lineaartelevisiooni üldiselt. Ja seetõttu me proovime nagu võimalikult suuri masse kätte saada lihtsalt erinevad platvormidelt. No aga meedia, eriti visuaalne meedia, ta on mõnes mõttes selline ju kõik võimas, et kui me vaatame seda, mis maailmas toimub, erinevad, ka sõjad, reklaamid, muud asjad, et see on tegelikult väga võimas relv. Väga võimas relv ühelt poolt ja teiselt poolt ka võimalus, et me endiselt, kui me oleme teinud siin erinevaid, ma ei tea, mis eestikeelne sõna on, case study, kuidas näiteks televisioonireklaam endiselt töötab väga hästi, et kui sa tahad ikkagi massi müüa, siis televisioon, raadio töötavad ülihästi. Et kui sa teed väikest asja, väga niši asja, siis muidugi erinevad sotsiaalmeedia platvormid töötavad ka. Aga kui sa tahad palju müüa,
siis ilma teleraadiota ei saa. Ma tean sind kui vist kõige suuremat liberaali võib-olla Eestis, kes räägib ka, ütleme, kas nüüd kõige suurem, jah, aga aga ma mõtlen just selle koha pealt, et see on ju ka võimul see, et kui mingi asi on mõjuvõimas, et siis tekib ju tahtmine seda piirata, raamidesse panna, et tunneme iga päev. No mõtlen, hakkame selle asja ivani nagu jõudma. Jaa, et üks pool on see, et mis on juba aastaid olnud, see, millega me oleme võidelnud, me ei ole kahjuks seda edukad veel olnud, on see tele- ja raadio ülereguleerimine. Et kuna siis, kui need regulatsioonid tehti, seda sotsiaalmeediat, digimeediat ei olnud veel sellisel kujul, eks ole, siis ükskõik, mida sa seal näitasid, kohe oli ülisuur mõju, eks. Näitasid viinapudelit, kõik hakkasid jooma kohe, eks. Et see maailm on nii palju muutunud, aga regulatsioon ei ole üldse muutunud. Televisioonil, raadiol, mõlemal endiselt on meil piirang, palju me tunnis tohime reklaami üldse näidata. Kas meil online'is on sellist asja? Ei ole kuulnud, eks ole. Ehk meil on minuti piirang, palju tohib tunnis olla reklaami. Meil on hästi palju piiranguid, mis tooteid üldse tohib näidata, eks ole. Alkohol kõige parem, jätame kõrvale äkki tubaka, eks ole, ja mingid siuksed asjad. Aga me ei tohi alkoholi reklaamida, me tohime näidata ainult Viru Valge, kõik, rohkem mitte midagi. Ei tohi Eestis reklaamida juriidilisi teenuseid, meditsiiniteenustega väga suured piirangud, eks ole. Samal ajal võid hommikul kell 10 avada näiteks Postimehe online lehekülle ja seal on veini reklaam, eks ole. Või siis teine piirang, millega me võitlesime paar aastat tagasi väga suurelt, aga jäime kahjuks ikkagi alla, on lastele suunatud reklaam. Enamus inimesi ei tea, et me ei tohi peaaegu mitte ühtegi toiduainet lastele reklaamida televisioonis. Sest seal on kas liiga palju suhkrut või liiga palju soola. Et näiteks musta leiba sa ei tohi Eestis reklaamida lastele, sest seal on liiga palju soola. Samas, välimeedias, kui sul on plakat kooli kõrval, võid sa sinna mis iganes plakati püsti panna. Ja mitte midagi ei juhtu. Aga mis me saavutame nende piirangutega? No siin tulebki nüüd see, et ma olen sama küsimust küsinud. Aga Eesti ametniku vastus on see, et aga Euroopa Liitus tuli määrus, me peame tegema, eks ole. Et ma kohati ei saa aru, mis maailmas inimesed elavad, et ühte asja piiratakse, teisi absoluutselt mitte, eks ole. Ja päriselt see, et kui me nüüd ei reklaami musta leiba või näitada televisioonis musta leiba, eks ole, kas siis lapsed nüüd on siis tervemad sellega seoses või? Söövad saia. Jah, just täpselt, eks. Sest Aga McDonaldsi reklaam on seal kooli kõrval ju plakatil olemas. Ja neid kerkib ka nagu seeni peale vihme, et Ja see paneb tahes-tahtmata kogu selle kohaliku meedia, antud juhul näiteks raadiotelevisiooni väga suure surve alla, siis teatud tootegrupid lõikad kohe automaatselt maha ja need reklaami eurod lähevad kõik välismaal. Jõudsime võib-olla natukene selle asja ivani, et mis me nagu enne ka rääkisime, et erameedia mõnes mõttes täna ju konkureerib ka nii-öelda riigimeediaga. Nüüd, kui riik omalt poolt paneb väga palju erinevaid mingeid piiranguid, mida reklaamida, kus reklaamida, et põhimõttelt ta võtab ju nii-öelda erameedialt tulu ära. Absoluutselt. Ja ükskõik kellega sa räägid, eks ole, poliitikud nagu ütlevad osaliselt jah, peaks nagu maha võtma ja siis läheb päris arutamiseks, ametnik tuleb laua taha ja kõik kukub kokku midagi, keegi enam ei aruta, eks ole. Ongi see, et kui enne kui me seda saadet ette valmistasime, me rääkisime ka sellest, et kuidas nii-öelda avalik-õiguslik ringhääling mõnes mõttes tuleb ka nagu erasektori turule, konkureerib, samal ajal pannakse teile piiranguid, ütleme reklaamitulu tõenäoliselt on kas nüüd kõige olulisem või üks suuremaid tulusid teist, mille eest üldse saate? Ja 60% tuleb ikka reklaamist täna erameedias. Aga räägime veidi sellest, et sa oled ka minu arust varasemalt, ma hiljuti lugesin sult ühte arvamuslugu, see oli vist selles
selles vormis võtta võim, et ja see oli lihtsalt huvitav situatsioon, et ma tulin tööreisilt Ameerikast tagasi ja siis loomulikult alguses on ju mõned päevad on jet lag, eks ole, und ei tule ja siis mõtlesid terve öö, hommikul ärkasin üles, kirjutasin tunni aega artikli valmis. Aga algul ma plaanisin seda Postimees saata, aga siis mulle öeldi, et aga seal käib ju konkurss. Ja siis ma saatsin selle Delfisse. Kahjuks oli seal piirang, ma tahtsin palju rohkem öelda, aga osad asjad pidin välja kraapima. Et R-iga on jah, mis minu sõnum oli selle konkreetse artikli puhul ja mida ma olen ammu pikalt juba mõelnud, et mis on R-i üks suuri probleeme. Esiteks kõik see ajalugu, see, ütleme siis negatiivne ajalugu, mis on kaasa tulnud, legacy öeldakse, eks on selle peale, mis ei võimalda, isegi kui tahaks, muudatusi väga lihtsalt ellu viia. Ja teiseks, mille ma seal üheselt välja tõin, et see kommertsmõttelaad, mis ERR-il on täna, sest kui me võtame kogu juhatuse peale finantsjuhi, me võtame programmijuhid, kõik on erameedia taustaga. Ja nad lähevad sinna ja hakkavad põhimõtteliselt tegema sama asja, mis enne tegid erameedias. Reitinguid taga ajama, eks ole. Reiting on tegelikult ainult mõõttühik selleks, et saaks reklaame müüa, et sa saad öelda reklaami tellele, palju sul vaatajaid on. ERR-i puhul pole see üldse tähtis. Kui sa loed ERR-i seadust, siis need eesmärgid on hoopis midagi muud, eks ole. Ja seal tekibki see minu jaoks lühise koht, et neid asju, mis nagu seaduses kirjas on, ei tehta. Samas toodetakse tohutul hulgal mingit sisu, mille avalik õiguslik nagu positsioon on väga kahtlane, kas see ikkagi sinna alla üldse läheb, eks ole. Hakkame hommikust minema, televisioon, mis on puhtalt erameedia formaadist maha kirjutatud, eks ole. Et kui sa vaatad näiteks just käisin Ameerikas, eks ole, mismoodi Ameerika hommiku programmi tehakse, see on hoopis teine maailm, eks. Sul ongi informatsiooni peale see üles ehitatud, mitte selle peale, et näiteks multifilmi tehakse süüa ja käivad huvitavad inimesed külas, eks ole. Info on see põhiline, mida tegelikult ERR peaks ju minu arvates nagu pakkuma. Aga liigume sealt edasi, erinevad reisisaated, eks, mida ostetakse eratootjatelt. Sellepärast ükski seal on kas tutvuse küsimus, et lihtsalt mugav on mõnega koostööd teha, eks ole, või erameedia on öelnud, et nad ei võta neid sisse, eks ole. Aga miks erameedia ei võta? Sest et meie ei näe kommertsväärtust üldse sellele, eks ole, kas on tehniliselt halvasti tehtud või ei ole ta lihtsalt üldse huvitavalt, sest inimesed arvavad väga tihti seda, et paneme kaamera külge, jalutame mööda tänavaid, eks ole, ja räägime, eks. Et telesaade tegelikult on ikkagi kindel formaat alati, seal väga tihti kirjutatakse isegi kõik tekstid ja asjad ette, selles on toimetajad, eks ole, taustal, et sükest iPhone'iga filmitud jalutamist mööda tänavaid, keegi ei viitsi vaadata seda tegelikult, eks. Siis mis seal veel on? Meil on siis ju see ringvaade. Meil on hommik Anuga, mis on ju puhtad sisuturundussaated, kus inimesed saavad võimaluse oma raamatuid, uusi välja tulevad raamatuid promoda, kontsert tuleb, eks ole, ja nii edasi. See ei ole ju avalik õiguslik teenus. Et nagu ma seal artiklis kirjutasin, et kus on Soome korrespondent näiteks ERR-il? Ragnar Kond on. See on Läti, aga Soome... Ei, selles mõttes ma nagu nõustun, et ütleme, kui Ragnar Kond... Jumal tänatud, et meil on üks Ragnar Kond, kes räägib läti keelt, eks ole. Aga kõik ülejäänud ümberkaudsed riigid on ju katmata. Ukraina, Venemaa. Ülesraadiol on olemas, siiamaani. Miks meil ei ole? Kus on Ukraina korrespondent? Et jah, meil üks inimene istub Brüsselis, kes võib-olla aeg-ajalt sõidab ka kõrval linna, aga tegelikult nagu suured riigid on katmata ja naabrid on katmata. Et ma ootan avalik-õiguslikult teenuselt rohkem infot,
uudist, analüüsi, mida näiteks kui me raadio toome võrdluseks, siis Kuku raadio teeb täna sisuliselt avalik-õiguslik teenus, mida eraisik maksab kinni, eks ole, siis kuni juuni lõpuni maksan ise seda kinni, eks ole. Aga seda ei ole. ERR-i puhul raadio on natuke paremas seisus, aga televisioon on minu meelest täiesti vales suunas. Mis sa kas kõhutunde või sellise professionaalsuse pealt ütled, kus see piir jookseb, et kas sa kujutaks ette, ütleme, avaliku ringhäälingult täielikult ilma meelelahutuseta või? Ei, miks minu meelest Eesti Laulu Eurovisiooni võib ikka teha, eks ole. See tuleb juba EBU-st, eks ole, Euroopa Ringhäälingu organisatsioonist. Et selliseid asju loomulikult võib teha, aga teha Eesti mängu või seda ringvaadet, see pole mingisugust sisu tegelikult. Aga kas see ei ole nagu... Sest et meil on sorry, katkestasin, et meil on 3 meediamaja täna, kes toodavad telesisu, eks ole, näiteks. Kes 2 ongi keskendunud ainult meelelahutusele. 3 ei kannata meie turg välja, sest meil pole nii palju vaatajaid, eks ole. Ja meil pole ka vaja tegelikult. Sest et erameedia, meie maja või Allmeedia, eks ole, TV3, ega see jõuluvanaga ei jaksa nagu lõpmatuseni võistelda. Aga see turg vist on selline, et teie konkureerite vabal turul reklaamiraha pärast ja samal ajal Rahvusringhääling saab Riigikogust või ütleme riigieelarvest sellise püsiva rahastuse. Jep. Võib-olla ma isegi ei tea, kuidas teil näiteks konkurents käib mingite spordivõistluste muude pealt, et lihtsalt ostab üle või? Väga tihti, et nüüd, kui me püüdsime osta jalgpalli MM-i, siis minul tekib küsimus, et kui Eesti võistkond ei jõua sinna peaaegu mitte kuhugi, eks ole, et miks ERR üldse peab seda ostma. Et mis siis tegelikult juhtus, oli see, et kogu selle õigused ostis Go3, ehk siis TV3 maja, ja müüs siis 1/3 ERR-ile. Kuigi ERR teadis, et tal raha selleks ei ole. Mille eest müüdis? No vot, ja siis, kui hakkas nagu maksmisaeg, siis ERR hakkas rääkima, et äkki ostate ära. Ja selles mõttes me olimegi valmis ostma, meil olid kõik kokkulepped tehtud, aga Go3 siis ütles, et ei tohi müüa. Ja siis oligi, ERR oli suhteliselt lõhkise küna ees. Raha ei ole, õigused on, peab maksma. Ja mida me siis loeme eelmine nädal, Tallinna linn maksab nüüd selle kinni, eks ole. No ja siis räägime, et ei ole raha Jalgpalliliitu sai toetuse Tallinna linnalt, mille ta maksis sirgelt siis ERR-ile edasi, et MM-i näidata. Sellises situatsioonis elame. No põnev. Tegelikult või siis laske suusatamine. Ütleme, et eestlased on kuskil 40 või 30 positsioonidel. No kui hästi läheb, me oleme ikka 20 hulgas. No, väga hea, eks ole. Aga ERR on ostud 7 aastaks need õigused, eks ole. Et palju küsimärke selles mõttes, et kui on vähegi spordialal, kus on kommertsväärtust, ei peaks ERR sinna üldse sekkuma. Ja ma saan aru mingitest spordialadest, kus eestlased on võib-olla suht head ja ütleme, kommertsväärtust võib-olla ei ole liiga palju, siis ERR peakski seda näitama, et näitama, kuidas eestlased saavutavad midagi, eks ole, kuskil, aga jalgpalli MM, kus eestlased ei ole nagu mitte kuskil. Õnneks meil õnnestus Euro 28 nüüd osta, et see siis on tuua meedias. Et mingeid liikumisi on, aga ikkagi. Aga mingist ajast on ju ka kokkulepe või teada, et ütleme, kui Rahvusringhääling kannab üle, siis tasulisi reklaame seal nagu ei näidata, aga kui me vaatame jalgpalli, siis ikka jookseb ju. Ikka näidatakse, ega siis Ringhäälingu nõukogu võib anda loa ERR-il näidata sponsorreklaame.
see on seaduse järgi lubatud. Selles mõttes nad omavahel saavad ju nii-öelda kõik, mis kokku leppida, aga see on ju ebaõiglane ju erakanalite absoluutselt. Sest et nemad ei ole pidanud seda sponsorraha otsima selle jaoks, et seda osta. See tegelikult on ju riigi eelarvest juba olemas, eks ole, see on lihtsalt lisavõimalus. Siit mul tuleb jälle üks mälumängu küsimus tuleb meelde. Sina kindlasti vastust tead sellele, aga see oli vist 2 aastat tagasi, kui ERR vist näitas Euroopa meistrivõistlusi jalgpallis, siis ju üks endine minister lubas stuudios vihmaussi ära süüa, kui seal hasartmängu reklaame ei näe. No, mis reaalsus oli? Sõigi selle ära. No just. Aga on sul selles mõttes näiteks, kui me vaatame lõunanaabrit Põhja või näiteks Rootsi poole, et on seal mingid nagu positiivsemaid kogemusi või on need turud väiksed? Ma läheks ikkagi selles mõttes, kui me räägime nüüd ERR-i positsioonist, ma läheks ikkagi, vaataks ikkagi sinna, ütleme siis, meediamekasse Euroopas, mis on UK, BBC, eks. Kus tegelikult juhtohjad on parlamendi käes ja parlament ja BBC lepivad siis omavahel kokku, mida nad siis järgmisel rahastusperioodil teeb. Eks? Paks raamat, eesmärgid ja siis vaadatakse üle ka eelmiste perioodide nagu tulemused, eks. Et täna poeb ERR tohutult sinna sõltumatuse taha, keegi midagi, andke meile raha, aga keegi midagi küsida ei tohi, eks, must auk, must kast ja niipea, kui sa midagi küsid, siis sa kohe hakkad sõltumatust rikkuma, eks. Et see nagu ei ole okei. Sekkuda ajakirjandusvabadus. Jah. Aga paneme siis reeglid paika. Meil ei ole mingit probleemi, et ERR saab püsiva kindla rahastuse, eks ole. See ei saa olla see mudel, mis tehti Leedus, et sul SKP-st mingi protsent määrati, sest see rikkus absoluutselt kogu turu ära. Sest Leedu avalik-õiguslikul meedial on sisuliselt piiramatu eelarve. Nad läksid Hollywoodi stuudiosse, maksid hinnad 3 korda üle võrreldes erameediaga. Nad ostsid kogu spordiõigused ja vaatamata sellele, et reklaam läks nagu avalik-õiguslikus meediast välja, siis probleem tekkis teise koha peal, vaataja hakkas üle kolima. Sest kõik head asjad hakkasid järsku tulema sealt avalik-õiguslikust meediast, eks ole. Et seda ei tohi teha Eestis. Aga kindel rahastus ei ole meie jaoks probleem. See mudel tuleb õige leida. Ma täna siin ei ütle, milline see kõige õigem on, eks ole, see tuleb arutada ja vaadata, aga sellega koos peaks olema ka mingisugused siis nii-öelda, kuidas ma ütlen siis, erameedia mõttes nagu tellimus, eks ole, aga mida see riik siis tegelikult selle rahast tahab saada. Et sellised asjad peaks kokku leppima. Siis, et kõigil on nagu selge, palju on raha, mida oodatakse. Ma olen küll selles mõttes nagu meedia poole pealt nagu võhik, et kui palju, ütleme, riik üldse erameediast tellib? On erinevad projekte, mida on ikkagi tehtud, aga põhiliselt on see Euroopa raha, mitte nagu riigi enda raha otseselt, eks ole, kuigi see on siuke udune värk, eks me maksame sinna ja saame sellest tagasi põhimõtteliselt. Et meil on, ütleme, igal hooajal siuke 2-3 saadet, mis on siis tulnud mingisuguse hanke kaudu. On siis teadusagentuur näiteks tellib midagi, siis me oleme suhelnud Päästeametiga, aga nendega ei ole läinud kuhugi Kaitseministeeriumiga samamoodi, eks ole. Aga väiksemaid asju on ka, et Tallinna linn konkreetselt teeb hanke ja tellib asju, et ikka on. Aga enamus, mis on ministeeriumiga otse, need lähevad siirged ERR-i kõik. No, aga selles mõttes, kui sa ütled, et teil on 2-3 saadet, see on alla protsendi või? Vähem veel või? Jah. Ei, rahaliselt see ei ole märkimisväärne üldse. See on tore, eks ole, vahest teha, aga sellega see ei ära kuidagi.
noh, ütleme nii, et mis nagu silma paistab meediast jääb, on alati see, et kui sul ilmub mingi põnev saade või keegi midagi teeb, noh, Hommik Anuga seda intsidenti, noh, seda on nii palju nagu räägitud, et kas, mil moel üldse nagu ERR-i nõukogu peaks sekkuma? Noh, see on seesama reeglite küsimus ja suuniste andmine juhatusele tegelikult, mis on okei ja mis ei ole, eks ole. Et sa ei pea minema konkreetset saadet tegema nõukogu tasemel. Aga sa ütled ikkagi seda, et sa teed seda ja kolmandat tüüpi saateid, sest avalik-õiguslik teenuse pakkujalt oodatakse, et ta tegeleks nende sihtrühmadega, kellega muidu turg ei tegele, eks ole, näiteks. Et ainult niimoodi seda saab. Aga täna mulle tundub, et ERR-i juhatus kardab ülen maja, nad ei julge ühtegi otsust vastu võtta, isegi kui nad tahaks, sest toimetused tõusevad kohe üles, eks ole, hullu maja, lähevad kohe Delfisse ja Postimehesse kaebama, kuidas nende sõltumatust jälle, eks ole, rikutakse. Ja teise küljest, kus on väljapoolt, noh, ma pole ise ju ühelgi nõukogu koosolekul käinud, et väljapoole paistab rohkem see, et nõukogu kakleb oma vahel. Juhatus ajab seal mingit oma rida, eks ole, et nõukogu peaks ikkagi andma nõu, mida teha. No aga nõukogu on ju selles mõttes poliitikud, et alati, kui hakatakse nõukogu liiget vahetama, siis on sellest pikad pealkirjad. Mul just hiljuti jäi silma see, et parempoolsete esimees Lavly Perling käis vist Esimeses stuudios ja ERR-i nõukogu liige, kas on juba või saab, Evelin Poolamets tegi selle peale Facebookis postitused, miks rahvavaenlane Rahvusringhäälingus eetrisse lasti. No jah, ütleme, et inimestel on arvamusvabadus, eks ole, nad võid igast asju arvata, aga eks Poolamets käib ise ka seal eetriseks. Eks ta ikka aeg-ajalt käib, jah? Et noh, see tohutu kiun selle poliitiseerituse üle, ma arvan, et tegelikult ei ole väga suur teema täna üldse. Et noh, just lugesin, eile oli artikkel Delfis sellest samast ERR-ist, kus Isamaa kiunub, et ERR on kõik, eks ole, Reformierakonna juttu ajab, eks ole, ja Isamaa ütleb, et on, kui ma nüüd ütlesin, ma juba oleks sassi. Et noh, kuna Samast oli seal, siis Reform ütleb, et sa aetakse Isamaa juttu, eks. Nüüd Samast läks ära, nüüd elu on lill ja vastupidi, et noh, tegelikult see näitab, et asi on suht tasakaalus selles mõttes. Ja kas seal nõukogus on nüüd poliitikud vähem või rohkem? Ma arvan, et see tegelikult seal ERR-i nii kaua, kuni nõukogu päriselt ei hakka nagu selle nõu andmisega tegelema või valima juhatust, kes tegeleb avalik-õigusliku teenuse loomisega ja juhtimisega, ei muutu tegelikult mitte midagi. Et need spetsialiste võib sinna juurde tulla, aga kui nad ainult omavahel seal kaklevad, juhatus ajab oma rida, noh. Kuule, aga nagu riburada pidi jõudsimegi veel ühe nagu põneva teemani, mis me oleme rääkinud ka varem natukene, et siin eelmistel nädalatel käis ju meediast läbi see, et nii-öelda ministeeriumid hakkavad piirama nii-öelda ligipääsu teatud andmetele, ehk siis, et kas ajakirjandus või kellel on põhjendatud huvi näiteks teada, kes on mõne ettevõtte või meediamaja nagu kasusaaja, et noh, mina ka suhteliselt nagu liberaalse inimesena ütlen, et noh, miks selliseid asju peaks üldse varjama? Absoluutselt. Mul just tulin kolleegiga, oli täpselt sama vaidlus, või no isegi olnud vaidlus, me olime ühel meelel. Et mul sellega seoses tuli kohe silmad ette siuke ametnik, tädi, kes ootab, eks ole, et keegi tuleb blanketiga ja siis ta lööb templi peale, et lubatud. Et noh, kus riiki me nagu tagasi läheme siis, mis ajastusse me läheme tagasi. Et Läti lähenemine minu meelest väga mõistlik, võiks täpselt sama ridapidi minna, eks ole, et see, kes ei taha
saab paluda, et pannakse kinni, eks, need andmed. Aga üldiselt on kõik avalik. Sest mida rohkem me seda riiki nagu kinni keerame või seda avalikku infot, seda lihtsam on kõike üle võtta, eks ole. Ja noh, siit me võime edasi liikuda veel üldse sellesse riigi suhtumisse, näiteks erameediasse. Võtame siis, mis see siis selle nimi oli, riigikaitseseadus, jah? Nii. Kus siis nüüd tekkis see riigiasutustel võimalus suvalisel hetkel erameedia kinni keerata, kui nad arvavad, et see nagu, mida erameedia vahendab või edastab, ei sobi, eks ole. Okei, sa pead eriolukorra selleks välja kuulutama, aga no ikkagi, kas me tahame selliseid situatsioone nagu tekitada, a la nagu Ungari, eks, kus üks mees omab, me ei tea, mis valimistel võib juhtuda, eks ole. Üks erakond võtab enamuse Riigikogus, valitseb üksi, teavad, mis tahavad. Kuulutad eriolukorra välja, kuidas tahavad, eks ole. Ja erameedia saab ilusti nagu välja lülitada. Ja siis R on olemas, kellega saab siis kogu seda propagandat teha, eks. Et no mis probleemi me nagu lahendame, et üks politoloog just ütles, et Eesti ametnikud, võib-olla on see poliitiliselt mõjutud, ma ei tea, et ametnikud alati võtavad nagu kõige äärmuslikuma positsiooni, eks, et Luksemburgis tehti üks kohtuotsus ja siis nüüd paneme kõik kinni kohe. Me üldse ei aruta, mis või kus, eks ole. Et milles see probleemi koht? Kas probleemi koht on see, et Margus Linnamäe omab 100% Postimehest, et me teame seda? Või on probleemi koht see, et seal võib-olla on liiga palju andmeid, äkki mobiilinumbrit ja e-maili ei peaks näitama, aga nimi võib ju ikka olla ja protsent. Keda see nagu häirib või kuidas see siis seda nagu isikuid ohustab? See, et see info seal väljas on. Noh, näiteks minul kui ütleme tavapärasele meediatarbijale, minu arust on täitsa oluline see, et ma tean enam-vähem, mis selle taga on, et kui me räägime Postimehe grupist, on ju, me teame, et see on Margus Linnamäe, pigem ta on selline konservatiivsem, rahvuslikum, noh, siis võtame nagu Ekspress Grupi, Hansa Sluik, noh, selline liberaalsem muu asi. Aga me teame. No, me teame ja ma saan ka selles mõttes valida nagu mida lugeda või kui ma näiteks Ekspress Grupist midagi loen, mul on mingi taust olemas. No sama oli ju näiteks Tre raadioga, no me ju teame nagu, mis seal toimus või kes seal rääkisid. Täpselt. Et ma ei saa sellest nagu aru, et okei, eelmine nädal käis meil just meediamajas külas politseijuht, eks ole. Et on kindlasti mingid andmed, mingid asjad, mida võib-olla ei peaks väga lihtsalt ligi saama, eks. Et noh, tema tõi näite, et ilmselt meil mitte väga sõbralik salateenistus teab kõikide politseinike koduaadresse näiteks. Sest et see info oli senimaani avalik, eks ole, andmebaasides kõigi ligipääsetav. Aga noh, meil tuleb leida see tasakaal, et mida avaldatakse, mida mitte, eks ole. Aga et noh, lihtsalt ärme üldse aruta, paneme lihtsalt kõik kinni, no see ei ole ka nagu hea lahendus minu meelest. Ma ei tea, täna ütleme salateenistuste, ütleme selliste luureorganisatsioonide võimekust arvestades, et kui me paneme teatud asjad kuskil veebis kinni, et nad lahti ei ammusta, eks ole. Siis nad ei leia või? Jah. No jah, see on ka hea küsimus. Noh, minu meelest see, mis on nagu, ütleme, 30 aastaga saavutatud see avatus, mis Eesti ühiskonnas on olnud. Me peaks seda hoidma nii palju kui võimalik. Noh, ütleme, et nagu ma mainisin, mingid andmed võib-olla ei pea olema päris niimoodi, et trükid sisse ja kohe näed, et võib-olla sa võiksid ennast ennem identifitseerida, ma ei tea, Smart ID-ga, et vähemalt tead, kes vaatas, eks. Aga noh, päris niimoodi lihtsalt, et paneme kõik kinni, see on väga ohtlik. Noh, me just üks päev rääkisime ka, mind ka näiteks isiklikult ei häiri, keegi vaatas minu andmeid, minu kinnistusregistrit, ütleme viimased paar aastat ma olen vaadanud, ajakirjanikud on vaadanud, tõenäoliselt seoses sellega, et oled poliitik, et mis vara sul siis on, nagu aga vähemalt loodan,
loodan, et seaduskuuleka nii-öelda kodanikuna midagi varastanud ei ole, kui inimesed vaatavad, mis siis on? No absoluutselt nii, jah. Et jah. Ja tulles nüüd tagasi selle riigi ja erameedia suhte juurde, et üks ma mainisin seesama riigikaitseseaduse teema, eks, kus isegi ei kaasatud erameediat selle aruteludesse, et kui üldjuhul ikkagi riik püüab vähemalt esindusorganisatsioone, on see siis näiteks Ringhäälingu Liit või Meedialiit või mis iganes, siis sel juhul mitte ühtegi ei kaasatud. Et selgelt on tunda, et riik ei usalda sind, eks ole, erameediana. Või ta ei võta sind üldse nagu tähtsana, sellepärast, et toome teise näite ohuteavitus, mis on kõik täna ehitatud ERR-i peale ainult. Vikerraadio, Raadio 4, ETV. Ja kui me seda küsisime, siis ma ei tea, kas nad mängisid lolli või nad päriselt ei teadnud seda, et ERR-i tarbib televisiooni telekanaleid, ERR-i telekanaleid vaatab 27% Eesti televaatajatest ja raadiot kuulab 30% Eesti raadiokuulajatest. Aga ülejäänud 7%, kus nemad peaks selle info kätte saama. Et kogu selle ohuteavitusse pole erameediat üldse kaasatud. Meiega suhtles 2-3 riigikantselei ametniku pärast seda, kui Ringhäälingu Liidu juht Rein Lang isiklikult võttis nendega ühendust ja küsis, et äkki arutaks või räägiks nagu teemal, eks ole. Aga muidu miljoneid pannakse R ehitab maaluseid stuudioid, eks ole, ühes Eesti punktis ostab hirmkalleid ülekandebusse, aga Kuku raadio ei ole näiteks, mis on ju samasugune infokallikas, nagu Vikerraadio ei ole üldse sellesse kaasatud. Et me isegi, kui me tahaks edastada mingit infot, me isegi ei tea, kus me peaks seda saama. Kusjuures sa just võtsid küsimuse eest ära, ma just tahtsin küsida, et kui suur on see elanikkonna protsent, kes võib-olla ei jälgigi avalik-õiguslikku meediat, kes ongi, ütleme, erakanalid, ma ei tea, Kanal 2, Postimees, TV3. Või Kuku raadio, eks. Jah, see 2/3 ei tarbi ERR-i kanaleid. Ja kui sa ei tea täna, mis on sul sinu piirkonnas Vikerraadio sagedus FM-is, siis sa ei saagi seda infot. Sest me oleme ju kogenud, kuidas SMS-id jõuavad 2 tundi hiljem ja nii edasi, eks. Et kui inimene sõidab autoga ja ta kuulab, ma ei tea, mis iganes Elmarit, siis ta ei saagi teada seda. Et mingi jama on võib-olla äkki lähenemas. Kurb. Et kohati on see ikkagi väga valus, et sa panustad, sul on lojaalne tarbijaskond, vaatajaskond, kuulajaskond, aga riik ei oska seda kuidagi hinnata ja oma jaoks ka ära kasutada, kahjuks. Aga kas me enne alustasime ka natukene sellisest ülereguleerimisest, et kui me rääkisime meedia ja sellist reklaami turgu, et aga mulle tundub, et see ei ole ainult mitte meediavaldkonnas, et ükskõik, mis valdkonda sa vaatad, on see siis haridus, sotsiaal, majandus, keskkond, kõike reguleeritakse. No täna hommikune uudis. Nii? Sa ei tohi panna ise silti maasikas, värsked maasikat tänapäeval. See oli eile juba? Täna hommikul ma kuulsin seda raadiost, eks ole. Okay. Et sa pead esitama taotluse Transpordiametile ja siis nad menetlevad seda, nagu ametnik ütles. Ja siis nad ütlevad, kas sa võid selle sildi sinna panna või mitte. Et maasikamüüjad või iganes nende esindusorganisatsiooni juhil oli hea point, et selleks, kui me loa saame, on tõenäoliselt maasikad juba otsas või mädanema läinud. Et milleks meil niisugust jama jälle vaja on, eks ole. Tehke reeglid, inimesed jälgivad, kui midagi on valesti, siis ametnik tuleb ütleb, eks ole, mitte et sa pead enne sildi panemist küsima luba. Sellise lihtsa asja puhul. Keegi ei pane ju, inimestel on ju mõistuspäev, ei pane ju keset teed seda ilmselgelt, eks ole. No jah, toon võib-olla ühest teisest valdkonnast näite, et alustaks pigem sellest, et äkki meil on neid ametnikke liiga palju, et kui me näiteks kärbime 20-25%, kas siis oleks lootust, et
sellist asja hakkab nagu vähemaks jääda. Et noh, sellise uudise puhul mul tekib ikka mõte, et ametnikud mõtlevad endale tööd välja, sest muidu ei ole midagi teha. Ma lihtsalt toon oma koduvallast näite, et noh, Saue vallas abivallavanemana haridusvaldkonnaga toimetame ja sellel aastal või eelmisel aastal me otsustasime, et teeme ühe kooli, teeme 2, et on liiga suureks kasvanud. No nii, siis tegime nii-öelda 2 ja sellel eelmisel suurel koolil oli just olnud pikk, peaaegu pool aastat kestnud haldusjärelevalve, kus hinnati kõiki, ütleme, õppekavasid, kooli keskkonda, muid asju. No, nüüd me tegime selle kooli 2 ja siis kopeerisime kõik need õppe- ja ainekavad. Esitasime koolitusloa taotluse. Ei sobi, kõik tuleb uuesti teha. No põhimõtteliselt nii palju on kõik valesti, alates õppekeskkonnast, ainekavad ei vasta tingimustele, muudele asjadele ja 1. september peaks uus kool alustama. No, ma arvan, napilt saame 5-6 kuuga äkki selle valmis, et noh. Ja, et noh, sama teema on ju sellest ülereguleerimisest raadio näide, eks, kus siiamaani ministeerium kirjutas ette, kui palju sul peab olema Eesti muusikat, kui palju sul peab olema sõnasaateid, kui palju sul peab olema uudiseid, palju sul peab olema kohalikku uudiseid ja mõningatel juhtudel oli seal veel mingeid asju, eks ole. Et need siiamaani kehtivad. Ühesõnaga, kui sul on Eestis on näiteks hapukurgi hooaeg, Riigikogu puhkab, valitsus puhkavad, samal ajal, ma ei tea, Ukrainas toimub midagi, Hormuzi väinas, USAs on jalgpalli MM, siis neid ei saa piisavalt kajastada või? Jah. Et noh, me oleme nüüd ministeeriumiga pikalt sellest rääkinud, eks ole. Siia lihtsalt kõrvalpõige, et mis näitab jälle seda, mis tasemel meil selle riigi juhtimise ja ametnikkonnaga on see, et kui üks juhtiv Kultuuriministeeriumi ametnik teatas ühel kohtumisel, et küsimusele vastates, et millega sa tegeled, siis ta vastas, mina kontrollin ja reguleerin meediat. Et noh, see selles mõttes on kohati ikka veres. Et see sotsialistlik mõttelaad, et kui meie ei ütle, siis te ei oska ise seda asju teha, eks ole, turg ise ei oska ennast reguleerida ja otsustada, et kui mitu protsenti nüüd selle kuulajal seda uudist sinna eetrisse vaja on, võib-olla hoopis muusikale rohkem, eks ole, keskenduda. Et noh, me oleme jõudnud ka sinna punkti, et tegelikult võib-olla ei ole see üldse nagu põhiseaduspärane, et sa sekkud toimetusvabadusse sellega, et sa ütled ette, mida sa pead, eks ole, raadio ja televisioon edastama. Et noh, vaatame, et kui me kohtusime, ma arvan, et see oli 8 kuud tagasi kultuuriministriga, siis ta oli väga optimistlik, et võtame regulatsioone maha, mida pole juhtunud. Aga see oli ju sama, kui siin paar aastat tagasi ka nii-öelda valitsuse juurde kogunes selline ettevõtjate nii-öelda konsiilium, kes siis tegi ettepanekuid, et millist bürokraatiat vähendada kõike, ega noh. Ei tunne kuskilt, eks ole. Riigile andmete edastamine, üks näide lihtsalt jälle meediaalalt, et sa pead iga aasta ju raporteerima esiteks Statistikaametile, kui palju sa programmi eetrisse andsid, mitu tundi sa tootsid ise, mitu tundi sa ostsid sisse, eks ole, palju oli riigi poolt toetatud, nii edasi. Ja siis 2 nädalat hiljem saadab eraldi Exceli TTJA, kes hakkab küsima, kui palju sul oli oma toodangut, kui palju sul oli Euroopa toodangut, kui palju sul oli uudiseid, kui palju oli toodangut, mis on vähem toodetud kus ma ütlen siis, mille tootmisest ei ole möödunud rohkem kui 5 aastat, et noh, miks neid andmeid ei või ühe korra küsida? Miks nad ei või omavahel jagada seda datat, eks ole? Ma olen täitsa seda meelt, et minu arust kui telekanal või ükskõik mis asutus teeb nagu head tööd, siis tal on ju nii-öelda kliente, vaatajaid, et see peaks olema mõnes mõttes parim hinnang.
et ma just eelmine nädal käisin ka ühel haridusteemalisel arutelul ja siis küsiti ka, et kuidas sa hindad või millised kriteeriumid on näiteks heal lasteaial, et mis seal peab olema. Minu üks vastus oli see, et heal lasteaial on põhimõtteliselt vanemate järjekord ukse taga. Et ma vaatan ka oma valla lasteaedu, et kui on ühes lasteaias on piltlikult öeldes 3 soovijat kohale ja teises ei ole, Absoluutselt. Ja. Mina olen Raplast pärit ja seal on 2 suur kooli, põhikooli, eks ole, kus on täpselt sama situatsioon, et ühel on alati see probleem, et nad ei mahu majja ära ja teises jääb puudu õpilasi. Et nii on. Aga et selle kohaliku meedia juurde korra tagasi tulles, et muidugi meil on igasuguseid probleeme siin selle ERR-iga ja regulatsioonide asjadega, et tegelikult peaks neid olema kõik vähem, sest kus on nüüd uus probleem tekkinud, on see, et kui ma mainisin, et reklaamiturg on 20 kuud maas olnud nii-öelda, eks ole. Tegelikult probleem on ju selles, et see raha läheb Ameerikasse. Et tänase hinnangu kohaselt 60% Eesti reklaamirahast läheb Ameerikasse ära. See on siis 2 põhilist platvormi, eks ole, Meta ja Google, kus Eestil on nagu üksinda väga keeruline midagi teha. Peaks tegema Euroopa Liidu tasemel, aga kas midagi toimub? Mis siis toimub? Päriselt toimub see, et Euroopa Komisjon trahvib. Aga trahvib kogu aeg, sest kõik on kogu valesti, eks ole. Mille peale Ameerikas lähevad veel rohkem närvi ja püüavad veel rohkem siit raha kätte saada. Sest ega see on ju kulu, see trahv. No just. Et see teine probleem on see Euroopa Liidu aeglus reageerida asjadele, eks ole. Ja arvestades, et meil on, ma ei tea, kui pikalt Donald on juba olnud pukis, eks ole. Donald on ju diilimees, eks ole. Muidugi. Et selles mõttes trahvida peaks komisjon praegu või Euroopa Liidu tasemel proovime minna diili tegema. Et situatsioon, mis selle täna hommikul oli uudistes, eks ole, et Trump ütles, et ta paneb 100% jälle tollimaksud peale Prantsuse veinidele, sest prantslased küsivad Google käest 3% maksu, eks ole. Et milleks me seda, kas teeme diili siis? et nemad maksavad meile midagi tagasi ja meie saame, meie kohalik meedia jääb ikka ellu, sest see probleem on kõikides Euroopa Liidu riikides, mitte ainult Eestis. Et kui see niimoodi edasi läheb, siis Eestis on täna, mis me siis ütleme jämedalt, 5-6 meediamaja, eks ole, pluss R. Et need ei jää ellu. Siin kas keegi paneb poe kinni või tuleb konsulteerimine, sest kui see reklaamiraha niimoodi jätkub sinna voolamine, siis sul ei ole võimalik neid maju üleval pidada. Pluss nüüd siis veel hiinlased oma TikTokiga proovivad ka siia nagu küüsi taha saada. Aga tundub, et mujal maailmas osatakse teha nagu häid asju, kuhu reklaamiraha suunata või? Ja kus see mõjub? No, nagu ma ütlesin, kas ta mõjub? Eesti Lotto näide. Kusjuures huvitav just, et eile ma lugesin seda näiteks, et Soomes on Areenal on rohkem nii-öelda tarbijaid kui näiteks Netflixil või? Seda statistikat ma ei ole kahjuks näinud, võib-olla täitsa, ja. Meil on nagu Jupiter on meil nagu Jupiter, just. Meil on ikkagi Baltikumis täna Netflix kõige suurem ameeriklastest, Go3 on teine, mis on siis nagu kohalik, eks ole, platvorm. Jupiterist ei tea mitte midagi, sest vaatamata selle, et see on avalik õiguslik teenus, meil pole aimugi palju seal on kasutajaid, sest ERR pole seda kunagi välja öelnud. Ei, aga jah. Kuule, aga eestlastel on üks hea vanasõna, et pikk jutt on see jutt, et me juba aeg läbi. Me oleme siin üks kolmveerand tundi nagu arutanud ja sinu sellist kallist aega nii-öelda näpistanud, aga üks asi, millest tahaks natuke veel rääkida, on see, et mis nii-öelda keerleb siin vaikselt meie ümber, ka Eestis räägitakse päris paljus, on nii-öelda sotsiaalmeedia keeld ja piiramine, et
vaatame siin Austraaliat, Ühendkuningriike, Taanit, kuidas lastel seda sotsiaalmeediat nii-öelda keelatakse, et ma ütleks, et püütakse keelata. No, püütakse küll, jah. Just, kas see tegelikult õnnestub? Ega siis need noorukid, kes on sisuliselt, või lapsed, kellel on, ütleme, 3-aastasest 2-aastasest saadik see ekraan ette pandud, eks ole, on sageli targemad kui vanemad ise, eks ole. No. See on üks pool. Teine pool, et kui USA platvorm elab sellest, et teda tarbitakse, teda reklaame näidatakse, siis nendel ei ole küll mingisugust motivatsiooni midagi kuskil piirata. Nad teevad, jah, kosmeetilised asjad ära, aga saad alati sellest mööda minna. Ehk see keelamine sellisel kujul, ma ei usu sellesse väga. Eestis on ka Vene telekanalid on keelatud. Ikka vaadatakse. Ma 4 numbrit türkin sisse ja ma näen kõiki Vene kanaleid, eks ole. Et pigem on see ikkagi koolituse küsimus, lapsevanemate koolitus eelkõige, et kuidas sa seda last siis seal teemale hoiad, eks ole. Aga lõpuni keelatud vilja on kõige magusam, eks. No aga ütleme, keelamine mõnes mõttes on ju kõige lihtsam, vaata, et Ei muidugi, jaa, kirjutame seadusse ja äkki siis midagi juhtub. Mis sa ennustad, ütleme, et sa ise ei ole küll kunagi nagu aktiivses poliitikas kaasa löönud, aga Riigikogu valimistele on meil jäänud siin natukene mõned kuud, üle poole aasta, et kui me vaatame ka neid avalikke reitinguid, et ega me enam-vähem juba teame, mis see Riigikogu koosseis saab olema, et läheb paremaks, läheb halvemaks, ei muutu mitte midagi. Ma arvan, et see oleneb, kelle käest küsida. Osadel läheb kindlasti paremaks, osadel läheb oluliselt halvemaks, eks ole, et suht kindlalt me võime ju öelda, et eks Reinsalu saab peale, eks. Meeldib see meile või mitte. Ja sellega seoses tõenäoliselt võib see kuidas ma siis ütlen nüüd, konservatiivsuse pealetung tegelikult ikkagi alata, ma kardan kahjuks. Et meie vabadusi hakatakse veel rohkem piirama. Samas jälle kuulad ka Urmas Reinsalut näiteks rääkimas, või jutuks või? Ega kuulad sa Michalit Reinsalut, ega seal väga palju erinevust pole just enam tänapäeval, sest ega Reformierakond pole ka mingi liberaalne erakond juba ammu, eks. Et vaadates, kui palju just seda neid või need vabadusi on kinni keeratud selle liberaalse valitsuse ajal, et mida see siis, kui Isamaa peale tuleb, mis siis sealt veel, eks ole, et ma ei ole väga optimistlik, ütleme niimoodi, kahjuks. Pluss, kui see teine pool on veel Keskerakond, kellel pole üldse mingid põhimõtteid, eks ole, ega ideoloogiat. Et ma ei taha, Tallinnas me natuke näeme juba seda ka, eks ole, väikses poliitikas nii-öelda. Ma võib-olla nii pessimistlik ei ole. Ma selles mõttes... Minu lootus on, et parempoolsed saavad sisse, ütleme siis, piisavalt suure kohtade arvuga, et ikkagi mingeid asju püüda ära hoida. Et ma just seda positiivsust pidasin pigem selle all silmas, et minu arust see riigi rahaseis ja kogu see majandusseis läheb aina hullemaks ja pikalt seda enam nagu teeselda ei saa, et mingite selliste trikkide nagu ilustada, et ühel hetkel tuleb hakata ka päris radikaalseid otsuseid. Jah, aga kes meil kõige rohkem riigikapitalismi on viljelenud Eestis? On Isamaa. Kes tekitas meile riiklikult opereeritava rongifirma uuesti, eks ole, laevafirma, et see,
ma ei ole ikkagi liigselt optimistlik, et see rahandus ka nüüd niimoodi võetakse. Kuidagi paremaks läheb. Ei. Mul selles mõttes... Nad on ju, kui sa vaatad tänase populismi, mis sealt ikkagi tuleb, ei. No, mul selles mõttes nagu, et kui sa vaatad ka, ütleme, Reinsalu neid sõnavõtte, mis olid umbes aasta tagasi, mis praegu on, minu arust need on olulisemalt nagu vaoshoitumad, et kas Isamaale on ka ütleme nende see mis koda neil see oli see. Ja, sa saad aru küll, mis sa mõtlen, et ka seal nagu mõnes mõttes anti nii-öelda selliseid vihjeid, et mis meid nagu ees ootab. Ei no, kui nad selle järgi hakkavad päriselt asju tegema, on tore, aga nad ei valitse üksi. Võtad kas või näiteks Tallinna, et minu arust Isamaa on ju aastaid või IRL ja Respublika, kes sees olid, et tasuta ühistransport on kuradist ja see tuleb lõpetada. On juhtud midagi. Kui ise võimule saad, siis üks abilinnapea vist ütles, et inimestele on see tasuta ühistransport nii oluline, et meie seda küll ei lõpeta. No just, et eks seal on ka see põhjus muidugi, või kui nad isegi tahaksid, nad saa seda teha, sest kohe tulevad Riigikogu valimised, eks ole. Aga ma ütlen, et see jutt on hea küll, aga see nii lihtne ei ole, kahjuks. Kuule, aga ma ei tahaks üldse sellise negatiivse noodiga nagu lõpetada, et ütle meedia poolt midagi positiivset, enne kui siin suvepuhkustele hakkame minema. Meedia puhul on muidugi see, et televisiooni puhul, mida ilusam ilm, seda kehvem on see... Et vihma võiks rohkem olla või? Jaa, vihma võiks rohkem olla, eks ole, või on hästi palav, on teine variant, eks ole. Siis ostetakse jäätist rohkem. See on üks asi, aga mida uuringud on näidanud, et kui sajab vihma, siis on noored toas ja vaatavad telekat. Ja kui on hästi palav, siis on vanemad inimesed toas ja vaatavad telekat, sest nad ei taha välja minna, eks ole. Et vaatamata sellele, et see võib-olla see tänane saade siin podcast on nagu jätnud mulje, et kõik on nagu pekkis, eks ole, siis tasub vahepeal ära käia, et seal samas, kui ma käisin LA-s 10 päeva, siis ma sain ikka aru, et meil on ikka väga palju asju ikka väga hästi. Et see kord, ma ei tea, millest see sõltuv oli, aga ma ei ole kunagi nii palju Los Angeles näinud kodutuid kui see kord, mis näitab ilmselt midagi. Ja ükskõik milles muus riigis käid, siis sa vaatad, et meil on ikka väga palju asju, on ka väga hästi. Ma olen täitsa nõus, et kord 2 aastas me käime abiga. Aga me peame seda hoidma, me ei tohi seda nüüd hakata lammutama. No eks ta ikka natuke libiseb, et kui me vaatame ka riigieelarvet, et mitmed kulud on nii-öelda püsikulud, indekseeritud, muud asjad, et kogenud poliitikud ütlevadki, et kui riigieelarvet tegema hakkame, siis alguses katame nii-öelda need must-kulud ära, siis vaatame, mis üle jääb natuke. Jagada enam nagu ei olegi enam mitte midagi. Ja. Aga siis sa pead hakkama neid püsiasju ikkagi üle vaatama, mis sul kogu aeg iga aasta tulevad peale ja ainult suurenevad tegelikult. Aga ma ütlen, see riigieelarve ja kogu see rahanduse, võiksid veel tund aega edasi rääkida, eks ole, et ma arvan, et täna selleks aega ei ole vist. No ei ole jah. Just võib-olla lõpetada seda, et kui parempoolsed siin 3 aastat tagasi või 3,5 aastat tagasi nagu tulid Eesti poliitikasse, põhimõtteliselt see jutt oli sama, et sõbrad, et ärme lase see avaliku sektori kuludel nii-öelda pärmina hakata kasvama ja on kasvanud, et ma mõtlen, et kui oleks 3-4 aastat tagasi suutnud teatud asjadele piiri peale panna, poleks inflatsiooni sellist, poleks hinnatõuse, muid asju, ma arvan, me oleks palju paremas seisus olnud. Täna hommikul just kuulasin Võrklaev oli Kuku raadios, see oli päeval, kus ta ütles, et ärme investeeri nendesse kultuuriobjektidesse nii palju, et me saame selle raha ju pensionisse panna. Et täitsa jabur. No aga eks igaüks peab ju seisma nii-öelda oma valijate eest ja suurtel erakondadel on kindlasti need numbrid ees, et kes keda valib ja neile tuleb oma sõnumit edastada, et Reformierakonnal seekord ilmselt liiga palju neid valijaid enam ei ole jälle. Ja, loodetavasti. Nagu ma nüüd tsiteerin Urmas Reinsalut, kes mulle kunagi ütles, et kui sa ikkagi kõigile kogu aeg kummardad, siis ühel hetkel sa ei saa enam aru, kellele sa parajasti seda taguotsa näitad. Täpselt nii on. Risto, kuule, aitäh, et planeeritud 45 minutit läks meil oluliselt pikemaks,
aga minu arust oli põnev jutuajamine ja muudes teemades, ma arvan, teinekordki võiksime mõtteid vahetada. No loodame, et ka vaatajal-kuulajal on huvitav. Just. Aga täname veel kord Ristot ja suvepuhkused lähenevad ja vaatajad-kuulajad, kui teid see teema kõnetas, kui oli põnev, YouTube'is, kus mujal, pange like, et see saade ka nagu leviks ja uute kohtumisteni.